Tervitus, Merike numbrite keel siin. Mul tegis täna teate selline üks huvi teile jooksuga läbi käia ühed sellised hästi tugevad olulised aspektid, mille peale te arvatavasti ei tule. Väga vabandan, kui mõni ikkagi tuleb. Ja väga loodan, et olete juba aru saanud sellest, et kõik meie elus käib tsükliliste op, vaadake, kutsikas, no tegelikult ei ole kutsikas, nuusutab siin mingisugust kellegi seda asja, mida ei ole vaja nuusutada. Jeesus Maria küll, noh, ütleb räägast kvartelu. No nii, tuli väike trükiviga siia vahele. Ja ma ei oska neid asja ära lõigata, nii et kõik jääb siia linti, mis on. Ja nii, tuleme tagasi. Vaat see on kortega väljas käimine, lõbus selline. Ja, et elu käib meil tsükliliselt, ehk siis, noh, ma tahan rääkida tegelikult aastatest, siis 9 aasta tsüklilisega. Tsükliliselt viib ka 9 tunni, 9 minuti, 9 sekundi. Noh, nii kreisiks mina ei viitsi nagu minna selles suhtes, et mul saab enne päev otsa. Päevas on nii palju asju, mida tuleb ära teha. Mul on üks päev nagu 1 aasta. Pane ka kommentaari, kas sul on ka. Vahest on ka nagu mingid päevad on nagu nii palju asju saad ära tehtud ja mingi päev on lihtsalt selline, et nagu mõtled, et oho, mis ma ära tegin. No vot, läheme tagasi. Ma panin teile algatuseks seda, et mida toob oktoobri, ei, mitte oktoober, Jesus Christ, kõik läheb suus sassi, mis toob aasta 2026. Ja selle aasta alguses, kui ma alustasin selle oma YouTuberdamisega, siis ma panin ka teile sinna, mis toob 2025. Siis, no teil hästi lihtne oleks asi. Väga loodan, et te kuulete ja jagate seda videot. Ja ma loodan, et see tuleb nii hea, et tasub jagada. Ehk siis, aastad siis energeetiliselt lähevad 1-9, siis hakkab jälle otsast peale. No mis on kiht, vaata, osad inimesed meist kirjutavad päevikuid, osad kirjutavad tänulikkust ja nii edasi. Et vaata, mis sul näiteks on 9 aastat tagasi, kui sul on nüüd nii palju neid päevikuid, et sellel päeval või siis loe natukene seda nädala lugusid, mis sul seal on. Sest üldjuhul tavaliselt kõik skeemid meil korduvad. Ainult, et inimesed ja kohad ja kõik sellised asjad on teised, aga nagu point on sama. See on suht julm, aga samas ka nagu põnev. Ja tegelikult antakse nüüd 1-9 energiat meile kogu aeg sellepärast, et 9. energial me peaksime justkui nagu lõpetama selle case'i. Aga kui me ei oska seda lõpetada, kui me ei oska seda strateegiat üles ehitada, siis meil tuleb lihtsalt jälle uuesti see olukord. Et võib olla niimoodi, kui sa vaatad oma päevikut ja 9 aastat tagasi, siis sa mõtled, hea, et see jama möödas on. No vot. Ehk siis, kuidas seda isiklikku aastat kokku arvutada, tuletan meelde. Võtad oma päeva, kuu ja siis see aasta, mis praegu jookseb. Issand, kus on neid võrke? Nagu hellilõksud. Kogu aeg nabivad kinni. No nii, mis sa ikka teed? Kinni siis kinni. Ja, et noh, näiteks ma olen sündinud 16, liidan kokku 1+6, siis liidan 3 ja 2025 on 9, liidan need kõik omavahel kokku ja siis taandan kuni 9-ni ja minu selle aasta energia peaks olema 1. Ja nagu väga hästi läheb ka, ütleme siis niimoodi, ma kohe jooksuga käin teil läbi need asjad. Meenutan teile. Ja tasub kuulata neid mõlemat videot, mis 2025 on, see on seal minu YouTube'i kanalil siin numbrite keeles, seal üsna, noh, peab scrollima vaata allapoole. Ja keegi, kes on siin kibekäsi, võib panna selle siia kommentaaridesse juurde. Kui saan ise, siis teen seda ise. Ja siis ka see, et mis toob aasta 2026, siis see on nagu üks number siis suurem sul isiklikult. Ma olen neid teinud ühtepidi ja teistpidi seal, aga andke ka tagasisidet, milline selline prognoos kõige parem on olnud ja ka need kuude lõikes. Ma ka kogu aeg siin arendan ennast, ma ei ole ju ka siin YouTuberdanud kunagi enne. Ehk siis, kui sa saad siis, vaata, mul on märtsis sünnipäev, eks ju, 16 märts. See tähendab seda, et minu isiklik aasta number 1 hakkas märtsist ja täiega peab paika. Nagu mega huvitav. See energia võib olla näiteks hakkab võib-olla seal
noh, 1-2 kuud võib-olla enne juba see energia tööle, minul hakkas küll täiega, vist 3 kuud enne hakkas see energia tööle, number 1 energia, ehk siis mul on esimene see energia 2025 ja võib hilinemisega ka tulla. Ja, aga ma jooksen siis need läbi. Ehk siis siin isiklik aasta minu puhul siis hakkas nagu märtsist. Ja, aga eelmäng hakkas seal juba jaanuarikuust pihta. Ennegi. Alright. Number 1 tähendab seda, et sa lood mingisuguse uue tegevuse, mingi toimetamine, mingi projekt, mingi täiesti uus algus. Noh, number 1 on ju, kõik on uus, saad sa aru, on ju. Siis sealt hüppad sa järgmisesse aastasse, ma käin nüüd hästi kiiresti, siis number 2 aasta tuleb sul järgmine aasta. Siis see on kokkulepped, partnerlus, igas mõttes siis noh, näidete puhul ütleme, kui sa number 1 tahtsid mingit uut, mingit töövaldkonda endale võtta ja number 2 hakkavad mingid uued partnerid tulema sulle seal, kokkulepped. Siis number 3 on see, et analüüsid natukene neid oma tegevusi, partnerlust, sõlmite mingid lepingud, asjad, teete midagi juba koos, seepärast 3 on ka koos tegemine. Ütleme ka see, et kui sa tahad suhet looma hakata, siis seda tasub seal number 2 teha ja registreerida oma suhe seal 3. aastal. Täitsa lõpkus on võrke näos kinni. Ma ei näe isegi teid, saate aru, nii palju võrke ümber nina. Suur nina. Kogu võrgu nina otsa. No võt, siis 3 läheme 4 peale, siis aasta energiatest räägin. Siis number 4 on see, kus tuleb kergelt selline kontrolli aasta, ütleme siis see. Vaatad läbi konkreetselt, et mis on toiminud, mis ei ole toiminud. Ja samas on see ka selline väga tugeva intuitsiooni aasta ja hakkab sinus nagu tärkama mingisuguse mõte, et äkki oli midagi valesti, äkki peaks midagi uuesti tegema, selline nagu korraks selline kontrolltöö aasta. Noh, siis sa teed mingisugused lood, näiteks tahad võib-olla oma seda projekti natuke paremaks teha, oma suhet paremaks teha, võib-olla väga hea, mitte võib-olla, aga ongi hea aasta näiteks mingit remonti teha või mida iganes. Ja nüüd ma hakkan juba siin väga laialt neid näiteid tooma, aga number 5, järgmine aasta on selline aasta, kus on hästi sinne palju kommunikatsiooni, suhtlemist ja kui sa oled siis oma ettevõtted näiteks alustanud 1. aastal, sa oled seal partnerlussuhet teinud, lepingud üle vaadanud, mõelnud välja igasuguseid huvitavaid selliseid loomingulisi asju. 4. aastal seal nagu panid pea kokku seal oma kolleegidega, et teeme seda, siis 5. aasta on selles suhtes, kus on kõige parem ennast reklaamida. Seepärast, et see nagu täiega annab sulle tulemusi ja samas on see, et no ükskõik mis alal seda võtta, siis on hästi sinna aktiivne ja liikuv aasta. Siis number 6 on see, et kus hakkad oma vilju maitsma. Ja mõtlen seda, et 5. aastal näiteks, kui sa otsid ka suhet, siis sa saaksid sealt äkki mingisuguse väga hea sellise hea viisaka energiaga inimese. Unustasin ka ütelda, et 4. aastal näiteks ei tasuks partnerlussuhet alustada, siis on tavaliselt 4. aasta on selline, kus võivad toimuda näiteks lahutused, kui on lahutus niikuinii nagu õhus hõljunud ja siis ei tasu endale partnerit eriti otsida, seepärast, et see ei kanna mingit vilja. 4 on hästi tõsine energia. Nii, lähme tagasi siis. Sorry, et ma hüppan, aga niikuinii te joote seal kohvi või keegi jalutab, nii et hüppake muga kaasa mõtetes. Nii, siis 5 on jah hästi liikumisaasta, uued tutvused, kui sul on seal oma ettevõtte loodud 1. aastal, siis on see koht, kus kohas ennast reklaamida, näidata, noh, mida iganes, podcastid, televisioon, raadio, YouTube, kõik asjad, noh, ühesõnaga kõik rauad tulla. 6. aasta on selline armastuse aasta, ehk siis armastus iseenda vastu, tõmbad täiega relaksi peale, sellepärast, et 4., 5. aasta on olnud juba sellised päris töised. Siis annad endal nagu olla ja sööd seda vilja, mida siis oled külvanud, ütleme niimoodi. Seal on selline, et sa tahad siis chillida, grillida, mõnuleda. Loomulikult pead ka midagi tegema, aga siis on ikkagi pigem see, et võtta nagu lõdvalt. 6. aastal räägitakse, et ei ole soovituslik endale partnerit luua. No muidugi, kui sa siis tuua. Saad aru küll, on ju. Selles suhtes, et 6. energia võib olla liiga selline kergemeelne aasta, et võib-olla see partner, kes sul sellisel aasta energial tuleb, ei ole päris see,
kellega sa nagu elu lõpuni tahaksid koos elada. Räigelt külm on, sõrmed külmetavad. Aga tahaks ikkagi kinopilti teha. Ei saa ära panna. Fleksid on käes, näete, jah. Üks fleks oleks katki eile. Jah, siis sikutas puruks. Energiat oli palju. Ja, HD pidi mul olema, ju ta ikka on ka. Pressib täiega välja päevas mitusada korda. Ja, nii, 6. aasta on jah selline lõõgastuse aasta. Aga see tähendab seda, et okei, võtsid lõdvalt. Järgmine aasta number 7 on see, kus sa vaatad endasse tugevalt sisse ja mõtled, et analüüsid. Sa lähed kuidagi nagu väga vaimseks võid muutuda. Eriti näiteks sellised inimesed, kes väga vaimsusest kinni ei hoia, on näiteks, ma nüüd ei ütle kõik 100%, ütleme üleüldiselt sellised näiteks number 1, number 3, number 6, siis nemad võivad ka täiesti muutuda 100 kraadi teistsuguseks ja võib-olla mõni lähedane ei saagi aru, mis sul viga on. 5 ka. Aga see number 7 on jah selline aasta, kus sa nagu muutud vaimsemaks, mõtled oma asjad üle, nii suhted, töö, kollektiiv, kõik muud asjad. See ei ole üldse paha. Selles suhtes, et sa näed nagu seda ettevõtlust näiteks uues valguses. Ja see on ka nagu selline hästi, kuidas ma ütlen, kreatiivne aasta. Seal võib toimuda mingi uus sünd sinu ettevõttel. Tulevad uued mõtted, uued ideed. Ja siis tuleb 8. Jee! See on raha ja karma aasta. Ehk siis kõik see asi, mida sa oled siin, see tegevusprotsess, mida iganes ettevõtlus, elukaaslane, majapidamine, siis see 8. aasta, see on nagu puhas tõde selles suhtes, et kui sa oled hea vilja või hea seemne mulda pannud, sa saad väga hea saagi. Kui sa oled ikkagi laperdanud seal, eriti seal näiteks 2. aastal, 3. aastal, võib-olla ka 6. aastal, ühesõnaga, et üldse mingisugust mõtet ei, kuidas ma ütlen, strateegiat ei ole, liikumissuunda ei ole, siis sa saad ka vastava tulemuse 8. aastal. Mina elasin selle tugevalt läbi. Minul on nüüd 1. aasta. Aga see 8. aasta, 9. aasta, siis ma numeroloogias ei olnud. Oi. Ei soovita mitte kellelegi. Oli valus. Ja, ellu jäin. Jee! Tagantjärgi on kõik nagu väga mõnus, siis kui sa selles olukorras oled, siis mõtled, et ma ei tea isegi, mis teha ausalt öeldes. Ei teadnud siis sel hetkel. Aga näete. Peale igasugust kukkumist tegelikult alati tuleb tõus. Ma olen sellest täiesti rohkem kui veendunud, sellepärast kui ma ei oleks neid valuprotsesse läbi elanud, mida ma 8. aastal ja 9. aastal läbi elasin. Räägin energiate aastatest siis, igal ühel isiklik, eks ju. Mõelge kaasa, kuulake tagantjärgu uuesti. Siis ei oleks number 1, ehk siis see, mis mul praegu on, ei oleks toimunud see asi. Nii et ärge kartke neid asju. Pigem on see, et investeerige oma mõttemaailma sinna rohkem heale, ümbritsege ennast heade inimestega, sellest tuleb hea vili. Jah, mina olen olnud siin kuradikeerisid nii nimetatud siin eelmises 9. tsüklis. Nüüd ma räägin siin kõik puhtaks. Kellel meil neid ei ole olnud, olgem ausad. Ega ma siin ka mingi esimene maamuna peal ei ole. Eks me kõik kukume ja tõuseme püsti. Aga midagi hullu nagu ei juhtunud, aga päris rõve oli. Nii, 8, seda siis ma ütlengi teile, et seda saad, mis oled tellinud kõik need eelmised aastad. Nii et mõelge praegu väga hästi, kus sa oled, kas oled 3. aasta tsükli peal või oled 4. või oled 5. võib-olla hoopis ka nii nagu mina 1. peal. Ehk siis mida ma tahan sellega öelda, kõik see, et investeerige oma sellist elu pigem positiivsusele, pigem teiste aitamisele läbi selle ka teenuste pakkumisele, kõik, et oleks nagu headuse alusel, sellepärast et kui me ainult kogu aeg ajame seda raha taga, siis teate, 8. aasta annab peksa sulle konkreetselt. Ta lihtsalt näitab, paneb siin nagu teate, ma toon selle näite, siis selle kutsikat kui õpetad niimoodi, mis see on siis, et ta õue ainult teeks. Ja kuidas, mina oma kutsikaid või koeri olen kõiki niimoodi õpetanud, et panen nina sinna sisse, ütlen aitäh ja omas tehnikas, ma ei tea, võib-olla keegi paneb mind vangi selle tehnika eest, aga nii ta on töötanud ja tegelikult see karma aasta 8, et ma peatun kohe selle peal nii pikalt. Et see teeb korralikku korrektuuri sinu elus, siis lihtsalt nutta ja naera ja siis mõtledki, et vaba valik, vaata kuhu suunas sa siis lähed, saadad kõik peesse ja siis mõtled, et käige teate kuhu.
mina olen selle maailma nabaja, siis teed hoopis teised korrektoorid, siin on selliseid inimesi ka ümberringi ikka. Meie seas on igasuguseid. Ja siis tuleb 9. aasta. Kui 8. aasta raputab kas heas mõttes või pahas mõttes ära sind, ta kindlasti midagi teeb suga. Ainult selleks, et sa areneksid. Universumis ei ole sellist asja, et sinu pahaks või sinu kahjuks tehakse midagi. Alati kõik toimub nagu meie heaks, ainult et sel hetkel me seda ei taju. Siis 9 aastat, teate kui huvitav, mul oli see eelmine aasta. Ja see oli ka nii kummaline aasta, üldse kogu see aasta. Ma ütleksin niimoodi, et ma ei saanud arugi vist vahepeal, mis nagu toimub, seepärast, et kõik käis nii kiiresti. Et 9 lõpetamise aasta, vaata, ma olen teile rääkinud, et 2025 on üleüldse lõpetamise aasta. Ma ise küll Eestis näiteks ei ela, ma täpselt ei tea kõigi Eesti asjadega, aga midagi ikka kuulen, et kuidas näiteks Eesti Vabariigis need asjad käivad, et andke ka siin näiteks teada. Eks ma kuulen siit ja sealt, aga kuna ma seal täpselt ise ei ela, siis ja ausalt ega ma ka Soome riigi asjadest väga hästi ei tea, siis ma väga ei jälgi niimoodi ütleme uudistest ja kõigest muust, aga eks ma ikka midagi tean. Sõrmekene on ikka vahest pulsil. Jaa, aga vägisi nagu midagi tahab see ringi peale teha sellel aastal meil kõigil. Ja 9 aasta siis isiklikus foonis tähendab seda, et sul hakkavad mingi teatud inimesed elust ära minema, sul hakkavad mingid projektid ära lõppema ja pigem on see, et anna lihtsalt sellel nagu lõppeda. Sellepärast, et siis, kui sul tuleb 1. aasta, no nii nagu minul näiteks on, siis teate, kui huvitav, kui sa ise nagu lõppu pole teinud, siis see rebitakse sult käest ära. Kes see rebib, ma ei tea. Keegi pännab sult midagi ära näiteks. Mingi asi läheb katki, mingi asi lõpeb ära. Noh, ma ei tea. Kõik variandid võivad olla. Need olid lihtsalt näited. Aga see on hästi põnev selles suhtes, et siin peab nagu aru saama, mis asi ära peab lõppema. Võt niimoodi, jooksvalt kõik, issa 16 minutit, noh, ei ole hullu. Tahan jõuda ka nii kaugele, et meie teenustesse tuleks selline analüüsi vorm ka, et sa saaksid endale siis tellida seal kuu analüüsi ja samas ka võib-olla aastaprognoosi. Töötan natukene selle all ka meeskonnaga, et kuidas seda paremini teha, aga praegu veel ei luba midagi. Kurjam tegelikult. Nüüd ma tegin sellist asja, mida ei oleks tohtinud teha, see on nii naljakas tegelikult. Siis 4. aastal, vaat siis, kui sul on vaata isiklik 4. aasta, kui sul on mingi hästi põnev projekt käsil ja sul on meeskond ja sa toimetad selle kallal, siis on soovitatav mitte kogu maailmale sellest kirjada enne, kui see on nagu valmis. Võt. Aga noh, ma olen 16 päev sündinud, mul on 6. Kõiki tahan aidata, kõiki tahan hellitada, hoida ja nii edasi. 6 on miinuseid ka. Ma rääkisin headest asjadest. Ja, siis ma juba tahan hullult teile ütelda, mis siin veel põnevat on. Tegelikult põnevat on nii palju veel tulemas, aga all right, selline ülevaade. Pane kommentaaridesse, mis aasta sinul käimas on, oleks huvitav teada. Ja sina, kes sa siin mind ikka aitad usinasti, kallis naine. Kui sa said kuidagi aru, siis neid ajavöönded võib siia panna ja siis need videod, ma proovin ise need siia lisada. Ja keegi teist võib ka seda lisada, et ma olen nagu siiralt tänulik. No nii, see selline väike ülevaade. Kommenteerige jah, mis aasta teil on ja mis teil seal käsil on. Ma tõin sellised enam-vähem nagu sellised head asjad kõik välja. Sest igal aastal on omad miinused ka. No, ma peatusin vaata number 8 peal nüüd hästi pikalt. Seepärast, et see on aasta, kui sul on isiklik aasta 8, siis tasub väga hästi nagu praegu teha kõike väga õigesti. Alati elus tasub teha kõike väga õigesti. Aga selleks, et 8. aasta tuleks nagu selline totaalselt raha aasta, tuleks hakata juba õiget tatra seama esimestel aastatel. Ehk siis see, et kui seda tead porgandit saada, siis pane ikka sinna väetist, vaata seeme, et oleks, mina kurja ei vaata kunagi seemet, et oleks hea. Tahtsin teid õpetada, aga ise niimoodi ei tee. Ma ostan lihtsalt ühe porgandi seemne. Väetist ma küll vaatan, et oleks ikka hästi pandud ja mitte liiga pandud. Ja ära käi seda vahepeal luusimas, milline porgand on, vaid lihtsalt kobesta mulda ümber. Ja nii ta ongi. Porgand nagu poiss. No nii, merike numbrite keel. Ma loodan väga, et sellest oli abi. Minule vähemalt, seepärast, et see meenutab mul ka. Mul praegu 1. aasta, ma pean ikka täiega siin
hoidma oma fookust, et ei läheks laiali. Tšauki, tšau!